Tere õhtust ja rõõm jällegi kohtuda. Lubada võib kõike, eriti valimisteel ja praegu mõni vend on ikka nii suur Mihkel lubaja, et päikest, kuud, taevatähti, piimajõgesid, pudrumägesid tuleb nagu Vändrast saelaudu, eriti mis puudutab haridusmaastikul toimuvat ja näiteks erutavad teemat kooli toitu. Praegu on koolilõuna maksumus 1 euro ja 34 senti, mis selle raha eest tegelikkuses saab. Näiteks Tallinnas ei saa selle eest vaata et tassi kohvigi. Ja ütleme tere õhtust koolijuht Märt Schultzile. Tere tulemast saatesse. Tervist sinulegi. Tervist teile. No tasuta koolitoidu lubamine gümnasistidele, nagu tuleb välja minister Ossinovski suust, oli puhas valimiseelne trikk, bluff. No nagu sa ütlesidki, hea mees, kes lubabki, tema lubab juba juunikuust peale või isegi aprillist juba tasuta gümnasistile toitu. Samal ajal ta ei ole ka taganud põhikoolis tasuta toitu. Nii et see 0,70 või 78 senti on juba ligi 10 aastat on riigipoolne toetus, samal ajal elekter, vesi, küte, kõik on topelt 2 korda, 3 korda kallimaks läinud. Nii et põhimõtteliselt tasuta toitu kui selline, see on ju nii rumal jutt, et seda lasteaia jutt, tähendab, ma annan sulle 2 eurot näiteks, on ju, ja siis ütlen, et palun too mulle seda ja lõpuks ütlen, ma ju tegin sulle tasuta kõik. Et tegelikult ei ole tasuta toidust juttu üldse, see on dotatsioon, võib olla mingil määral kompensatsioon, aga mitte mingil juhul tasuta. No mina saan aru niimoodi, et kui jutt käib tasuta koolitoidu, siis see on täiesti tasuta. Ei peagi lapse vanem ega oma valitsus... No eesti keeles on sõna tasuta on tasuta. Kui ma annan sulle oma sõrmuse, mõtlen tasuta, siis on tasuta. Ja pärast ma ei tule sinu käest 10 krooni küsima. Aga praegu käib hanitamine ju sisuliselt. No mitte hanitamine, vaid lollitamine. Nii, ja ma loen praegu nüüd ette ka saabunud uudise, et kui veel eile lõunal tuli Viljandi riigigümnaasiumis koolitoidu eest tasuda 46 senti, siis sama päeva õhtul said koolijuhid ootamatu teate. Tänasest võib riigigümnasistidele täiesti tasuta süüa anda, sest puudu oleva vahe maksab kinni haridusministeerium. Aga kahjuks puudutab see otsus vaid riigigümnaasiume. Sisuliselt Märt Schultz, me oleme siis nüüd sikud eraldanud lammastest, et 5 riigigümnaasiumit on tipud, nendel riik maksab kõik kinni, ülejäänud vaadake ise. Nii, aga see on ju Aaviksoo unistus. Aaviksoo tsitaat on, sõna-sõnalt võin äkki panna natukene viltu, aga Aaviksoo tsitaat on see, kes minu korraldusi ei täida, sellel keerame rahakraanid kinni. Ja praegu täpselt niimoodi ongi. Et tähendab, et riik riigis, valija enne valimisi on see lubadus maha antud, eks ole, valija nüüd otsustab, tähendab, et kuidas moodi üks kõvemaid ministreid ehk haridus, mille peale riik on ehitatud, valib inimesi, kellega ta räägib, kellega ta ei räägi, kes saab süüa, kes ei saa süüa. See on absoluutne, põhimõtteliselt on poliitiline laip pärast selliseid otsuseid. Mujal maailmast oleks olnud, aga Eestis on ta veel kõva tegija. No aga kuidas te kommenteerite nüüd seda Ossinovski fopaad, et nüüd teile maksame kõik kinni ja ülejäänud vaadake ise, kuidas majandate ära. Aga täpselt nii ongi. Tähendab, et seal polegi mitte midagi teha, sest et Eestis tehakse seda kogu aeg ja riigi tasemel eriti kõvasti. Tähendab, et kuna riigigümnaasium, kes pooldavad, tähendab haridusministeerium ehk Aaviksoo algatatud reforme, kes moodustasid riigigümnaasiumid, nemad saavad rohelise tule ja nemad saavad täielikult dotatsiooni kõikidele asjadele. Kaasa arvatud õppevahendid, õpikud, kaasa arvatud kõik, mis sinna juurde kuulub. Nemad saavad selle kätte otse, ütleme, kui see käibesõna väga meelis sõna, need tähendab maksumaksja raha eest. Nad saavad kõik need asjad kätte, sellepärast haridusministeerium on nende suhtes positiivne. Aga me oleme põhimõtteliselt reaktsionäärid, meie nagu ei taha kõikidele nende korraldustele alluda, me puhverdame neid, me ei lase lolle korraldusi koolini välja, me ei lase lolle korraldusi kuni õpilasteni välja ja püüame õpilasi säästa sellest kohutavast kamara jurast, mis tähendab pahatihti ministeeriumi poolt tuleb. No, koolilõuna maksumus tänasel päeval on 1 euro 34 senti. Kes selle kehtestas? Haridusministeerium. See on ju mingi täielik laest võetud number, mis on öeldud, et siin on sul 1,34. Koolilõuna maksumus on haridusministeeriumi poolt 0,78 eurot, ehk 78 senti. Ülejäänud doteerib kohalik omavalitsus. Sunniviisilis, kuna kohalik omavalitsus ei jäta oma lapsi nälga või ta peab kasseerima lapsevanemate käest kätte. Riik ei ole kunagi maksnud 1,34. Aga mis selle summa eest üldse saab? Lahja suppi lurri või? Selle saab... No kujutis ette, 1,34. Sinna sisse mahub elekter, sinna sisse peab mahtuma küte, sinna sisse peab mahtuma vesi, sinna sisse peab mahtuma köögitöötajate palgad. Nii, ja nüüd siis, mis järgi jääb, selle siis antakse lastele süüa. Aga see söök, mis lastele tuleb, on ideaalne söök, super söök.
tähendab, seal on olemas kõik kalorlus, kõik vitamiinid, kõik on seal sees. Tähendab, meil on imetegijad on köökides, kooli köökides. Tähendab, et kui on sul sööjad üle 500-600, siis on võimalik hakata opereerima. Kui on 300 sööjad, siis on täielik miinus business. 500 pealt on enam-vähem nulli peal, üle 500 hakkab söökla ka ise võib-olla teenima, saab ise endale ka palka maksta. Aga põhimõtteliselt koolisööklad töötavad miinimumpalga peal. Et sisuliselt need väikesed kohad, kus on seal 100-150 õpilast gümnaasiumis, mida tegelikult Aaviksoo tahtis ju ära kaotada, et paneme koolid kinni, eks ole, et seal pead siis tõesti olema hiromant, vaatama, kombineerima iga päev. Seal rikutakse seadust hommikust õhtuni ja õigesti tehakse. Tähendab, sealt ostetakse kohalikku toorainet, sealt ei osteta kokkuostulaost, vaid tuuakse kohalik kartul, kohalik peet, ja ometi ma olen kuulnud seda nendes väiksemates maakohtades, lapsevanemad väga kiidavad, et toit on väga tervislik. Täpselt nii ongi, sellepärast seal rikutakse seadust, sellepärast, et sealt ei teha sundostmisi. Aga siis peabki Eesti Vabariigis ju seadust rikkuma, kui sa tahad üldse eksisteerida, tegutseda ja elada. No sinna me nüüd jõudsimegi. Tähendab, et seltsimehed, kes võtavad vastu otsuseid, nendel peab olema kogemus ja praktiline kogemus ja tegevuskogemus. Kui neil puudub haritus, kogemus ja sinna juurde kuuluvad kõik siuksed oskused, siis nad ei saa olla lõpp-palkirja juures. Tähendab, see on nukuteater. Aga läheme nüüd nukuteatri juures tagasi reaalsesse ellu. Mis siis oleks tasuta koolitoidu osas lahendus? No ärme unista sellest, mis on Soomes, Rootsis, Saksamaal. No mida peaks siis muutma? Muutma. Kui sina mulle ütled või mina sulle ütlen midagi, et on tasuta, siis ma pean oma sõna pidama. Kui keegi seltsimees ütleb suust välja tasuta ja see ei ole mitte suugi tasuta, ta peab oma sõnadest vastutama. Kui sa ütlesid praegu näited, et riigikoolides on tasuta koolilõuna, siis anna mulle andeks, see ei ole enam võrdse kohtlemise printsiip. Tähendab, see on põhiseadusega vastuolu. Keegi peab astuma tasuta nüüd tagasi ilma kompensatsioonideta. Sellepärast selliseid sigadusi Eesti rahvas, kuigi ta on põhjamaine ja kannatlik inimene, ei pea mitte kohe taluma. Et olla aus ja objektiivne, tegelikult ma olen kuulnud ka seda, et paljud lapsevanemad ütlevad, no mis üleüldse nad virisevad seal, no minge kooli, vaadake, millised nutitelefonid on nendel, eks ole, kaasas, millised tahvelarvutid, millised uhked autod, eks ole, sõidetakse koolima ette. Ja nüüd on siis probleem sellest 42 või 56 sentist, mis tuleb juurde maksta. Ei ole probleem on sõnas tasuta. Probleem on lugupidamatuses. Et see tasuta tuleb siis teha nii, et ta tõesti on tasuta. Täpselt, kui ikkagi mingi mees või mingi partei või ükskõik kes, mingi kodanikkond ütleb midagi välja, siis ta peab ka seda tegema. Ja ta mitte niimoodi, et kui ta ütleb tasuta välja ja viimasel hetkel tuleb kohalikele omavalitsusele, kulge kallid mehed, te peate 56 senti juurde vanema, siis tuleb tasuta välja. Aga siis ta ei ole enam tasuta, siis on ta meil kokkuleppeline koostöövorm, kus me kokku leppides saime sellise hinna ja kujundasime 1,34 eurot, mis on ka kuskilt võetud tinglik number, et selle sisse peab ära mahtuma. Aga kuna me oleme väga leplik rahvas, me oleme harjunud kakast moosi tegema, eks ole, juba aastakümned ja aastasadu, siis järelikult me tuleme 1,34 euroga välja. Oleks kas või 1 euro, me tuleme ikka välja. 0,87 eurot, me tuleme ikka välja. Ära raha üldse anna, me ikka tuleme välja. Aga anna andeks mingil hetkel, nagu laulusõna ütleb, rahvatab vimm. Aga mis siis saab? Suur tänu nende emotsionaalsete kommentaaride. See ei ole emotsionaalse, on faktipõhine. Koolijuht Märt Sults, aga nii-öelda asja pönt on see, et mees peab sõna pidama ja kui sa midagi välja käid, siis pea ka selles kokkuleppes. Meil ei ole tegemist mehega. Meil on tegemist riigi esindajaga, ministriga. Meil on tegemist inimesega, kes esindab riiki muu maailma ees. Andke andeks, need on 2 erinevat asja ehk julmalt erinevad asjad. Ja sellega antud teema lõpetame.